see idee kusjuures tuli selle ruumi põhjalt, et kui me 4. aasta, lavakunstikooli 4. aasta alguses, siis oli plaan, et võiksime koos lavastuse teha, siis Elmo Nüganen pakkuski meile seda ruumi siin teha. Ja siis me tulime siia ruumi vaatama ja meil ei olnud ühtegi materjali üldse mõttes või mingit ideed, mis me teeme. Ja siis, kui me tulime siia, nägime seda peaaegu katkist või sellist koledat ruumi, mis on maha lagunemas, siis esimene materjal, mis tuli pähe, oligi Idioot. Et selles mõttes, et või Rogožinust. Ja siis me hakkasime muidugi põhjendama rohkem, et miks just Rogožin lugu, aga see oli see kõige esimene impulss, oligi see ruum. Ja. Oli on ju. Et me tegelikult tegelesime Idioodiga 2. aastal koolis. Ja. Me tegime katkendeid erinevatest stseenidest ja siis jäi nii meile mõlemale kui ka näitlejatele jäi see materjal kuidagi, ta jäi alles, et ta ei kadunud ära, et materjal kuidagi elas edasi ja mul oli küll päris kindel tunne, et mingi hetk tahaks sellega tegeleda ja tegelikult tuli välja, et on päris õige hetk sellega tegelemiseks, sest et kõik need tegelased seal ongi täpselt meie vanused, kõik need teemad, mille nad läbivad, see kõik on väga aktuaalne ka meile endale. Ja see kahekesi lavastamine võib-olla alguses oli natuke keeruline, et ei tea täpselt, kuidas ise esimest korda ka kahekesi lavastada tükki, aga mingil hetkel selles protsessis tekkis selline keemia, et natuke loed teise mõtteid juba ette ja ei ole, ja need hakkasid nagu täiendama üksteist. Ja sest et mõlemad teavad, mida me siit stseenist tahame ja siis saavadki 2 lavastajat erinevate ülesannete kaudu sellele ühele asjale läheneda. Et jah, mingi hetk see keemia läks nagu väga heaks, et saabki lõpetada teise lauset. Aga teistmoodi. Me panime selle põhiliini paika siis kohe alguses, et mis see lugu on või mis need stseenid võiksid siis olla. Stseenide sisu me panime paika, siis me läksime prooviprotsessi ja hakkasime alguses improviseerima nende stseenide kallal ja siis tekkis vahele täiesti juhuslikult see koroona suur paus, 3 nädalat vist oli kokku ja tegelikult selle ajaga kirjutas Eliise kõik need stseenid välja. Ja teised stseenid on siis Dostojevski raamatus olnud ja neid on lihtsalt tihendatud, täpsustatud, tehtud lavalisemaks, sest et tegelikult see on ikkagi romaan. Kuigi tal on väga palju stseene, mis on väga teatraalsed, siis ikkagi mõtlesime sellele, et seda mängida laval. Seal Dostojevski romaanis see peategelane Mõškin ütleb sellise lause, et kaastunne on inimliku eksistentsi peamine ja võib-olla ainus seadus. Ja see lause on lihtsalt, ta on ühest küljest väga õige, aga midagi on selles ka mitte õiget, ma ei taha öelda, et vale. Ta kutsub dialoogile, ta kutsub arutlema ja suures osas me olemegi arutlenud selle üle ja siin tükis kõik see lause on just kui selle kese ja siis on erinevad tegelased, kes toovad enda nurga sellesse teemasse. Ja, et selles suhtes see, et see tunnetuslikult tuli Rogožini lugu, see oli väga õige, sest et ongi see üks lause ja siis sellele antitees ongi nagu antikangelane, et kuidas siis need 2 poolust, kuidas nad oma vahel hakkavad mängima ja kõik teised, kes nende vahele veel jäävad, kõik need teised tegelased, kes on ka kuskil nendel skaaladel või pendeldavad nende 2 skaala vahel, et see ma ütleks, et selle keskmes on see lause.